Meie pead on täis igasugust jama, võiks öelda. Mis ma sellega mõtlen? Kõige jaburam, mida ma olen kunagi kuulnud, oli üks klient, kes tuli minu juurde vastuvõtul aastaid tagasi ja ta oli läinud lahku oma abikaasast, kellega nad siis olid koos olnud 24 aastat. Ja see on kõik väga kurb, aga inimesed kasvavad laiali ja parem hilja kui mitte kunagi, võiks öelda. Ja nüüd tema küsib mu käest, et kui ma olen 24 aastat abielus olnud, kas mul siis see nii-öeldes leinaperiood peaks kestma 24 kuud? Ausalt öeldes mu silmad läksid tõeliselt suureks, nagu kehakeele õpikus illustratiivse näite peal. Ja vot siin ongi see, et küsin, et kus sa seda kuulnud oled. Aga vot ma lugesin sellest. Ja nüüd kõik see, mida te iga päev nii-öeldes omandate, iga päev võtate vastu ja seda ei analüüsi, see on üks suur ja ohtlik käitumine. Miks? Sest et märkamatult kogu aeg see info, mida me sisse nii-öeldes saame, isegi ma ei saa öelda, et võtame, vaid lihtsalt muudkui aga reageerime ja ammutame, on ta siis Facebook, on ta siis, ma ei tea, ajakirjad, on ta siis meedia, on see siis sõber, kes rääkis. Siis see kunagi, me ju ei tea, kas ta on üldse õige või mitte, kas ta on tõene või mitte. Ja mis on näiteks huvitav? Ma lugesin just hiljaaegu ka Harvardi ülikooli uuringud, et üle 90% eneseabiõpikutest ei vasta absoluutselt mitte mingisugusele teaduslikule baasile. Ehk siis, kui te olete hädas ja kui teil on vaja midagi muuta, kasutage enda loogilist ja selget mõtlemist, võtke aega, istuge maha ja keskenduge sellele, mida te tahate ja hakake tegutsema. Miks see on ülioluline? On see, et kui te hakkate kahtlema selles, mida te siiamaani olete mõelnud, siis te hakkate nägema seda, et mis on teistsugused võimalused. Ja võt seepärast öeldakse, unista suurelt, miks? Sest et nii pea, kui ma unistama hakkan, kasutan ma teisi ajupiirkondi versus sellega, kui see kogu aeg nii-öeldes trackib ja analüüsib ainult baseerudes minevikul. Ehk siis kasutage loovat lähenemist ja ärge uskuge kõike, mida teie räägite.